Homme moodustatakse noortest inimkett, mis ümbritseb riigi elektrijaamu. Alireza Rahimi, riigi noorte ja teismeliste ülemnõukogu sekretär, võttes arvesse loovate noorte ja rahvaliikumiste aktivistide ettepanekut, kutsus noori ning kultuuri, kunsti ja sporditegelasi osalema kell 14.00, et moodustada inimkett riigi elektrijaamade ümber. Kutsun kõiki noori, sportlasi, kunstnikke, üliõpilasi ja meie õpetajaid homme teisipäeval kell 2 pärastlõunal kogunema elektrijaamade ümber. Need on meie vara ja rahvuslik pärand, sõltumata poliitilistest eelistustest või vaadetest, sest need kuuluvad Iraani tulevikule ja Iraani noortele. Lähis-Ida kriisi järjekordne jõhker märk on taas plahvatanud. Sellel teisipäeval, 7. aprillil 2026, tõstis Iraani režiim oma tooni ja hakkas kutsuma noori, üliõpilasi, kunstnikke, õpetajaid ja teisi tsiviilisikuid moodustama inimkette elektrijaamade ümber. Mõni tund enne Donald Trumpi poolt Hormuzi väina kokkuleppeks antud tähtaega. See juhtuski otseselt. Strateegilise infrastruktuuri rünnakute ähvarduse tõttu hakkasid Iraani riigitelevisioon ja valitsusega seotud ametnikud suunama oma elanikkonda tundlike sihtmärkide lähedusse. Selle üleskutse algatas Alireza Rahimi, keda riigitelevisioon tutvustas kui noorte ja noorukite ülemnõukogu sekretäri. Kutsung oli avalik ja laiaulatuslik. Associated Pressi andmetel kutsus ta üles kõiki noori, sportlasi, kunstnikke, õpilasi, üliõpilasi ja nende õpetajaid kogunema rahvuslikuks pärandiks peetavate elektrijaamade ümber. Kus see toimub? Iraanis, keskendudes energiarajatistele sõjaolukorras ja Teheranile suunatud otsese surve all. Kuidas seda tehti? Video, riigi meedia ja mobiliseerimiskampaaniate kaudu. Liikumises, mis püüab muuta tsiviilisikute kohaloleku võimalike pommirünnakute ees kilbiks. Ja tehti veel üks samm ning veel üks samm, mis oli mobiliseerimine. Teisel korral, mida kajastas Associated Press, ilmus revolutsioonilise kaardiväe kindral Hossein Yekta riiklikus telekanalis. Ta julgustas isasid ja emasid viima oma lapsi öösel kontrollpunkte hõivama. Need kontrollpunktid on juba korduvalt olnud õhurünnakute sihtmärgiks. AP ise teatas samuti, et baasisi jõud on hakanud sellistesse ülesannetesse vastu võtma lapsi alates 12 eluaastast. Midagi, mida Amnesty International nimetab vägivallakuriteoks. Siin on loo keskne punkt. Režiim ei palu mitte ainult patriootlikku toetust. See segab propagandat, emotsionaalset survet ja tsiviilisikute, sealhulgas alaealiste, otsest ohtu seadmist riskitsoonides. Miks see praegu toimub? Sest Donald Trump kinnitas taas, et selle teisipäeva õhtu kokkuleppe tähtaeg on lõplik. Ja ta hoiatas, et kui edasiminekut ei toimu, võivad Ameerika Ühendriigid alustada ulatuslikke rünnakuid taristu vastu. Reuters teatas, et Trump ütles, et ei näe põhjust uueks edasilükkamiseks ja ta kordas, et Iraani ettepanek ei olnud piisav. Associated Press lisab, et hoiatus hõlmab ka sildu ja elektrijaamu. Ja see tuleb kontekstis nõudmisega avada taas Hormuzi väin, mis on marsruut, kus tavapäraselt läbib umbes 1/5 maailma naftast. Teisisõnu, surve ei ole sümboolne. See mõjutab samaaegselt energiat, transporti, ülemaailmset majandust ja sõjalist riski. Just siin muutub olukord veelgi tõsisemaks. Selle asemel, et viia tsiviilisikud ohujoonelt ära, otsustab Iraani režiim paigutada inimkehi rajatiste ette, mis võivad muutuda sihtmärkideks. See aitab mõista selle otsuse olemust ja põhjuseid. Tegelikult püüab valitsus luua poliitilist ja psühholoogilist kilpi. Kui toimub rünnak, on olemas pildid tsiviilisikutest tehaste ümber. Kui rünnakut ei toimu, müüb režiim seda kui jõu ja rahvusliku lojaalsuse näitamist. Samal ajal teatas riigitelevisioon ka, et 14 miljonit iraanlast olevat end vabatahtlikult võitlema pakkunud, kuid ilma üksikasju esitamata, mis seda arvu kinnitaksid. Sisemine sõnum on selge, muuta hirm mobilisatsiooniks ja mobilisatsioon propagandaks. Olukord muutub veelgi pingelisemaks, sest see üleskutse ei tule tühjad kohalt.
Associated Press teatas uutest rünnakutest Teherani piirkondades, sealhulgas elamurajoonides, samal ajal kui Iisrael hoiatas ka Iraani tsiviilelanikke, et nad väldiksid rongiga reisimist kuni selle teisipäeva õhtuni. See on märk sellest, et transporditaristu on lõplikult sattunud sõjalisse vaatevälja. See tähendab, et mida rohkem režiim sunnib elanikkonda liikuma tehaste ja kontrollpunktide lähedusse, seda enam näitab ta, et eelistab kasutada tavalisi inimesi sõjavahendina, selle asemel, et tunnistada nõrkust surve ees. Lõpuks on vastus kesksetele küsimustele karm ja lihtne. Ja miks? Sest režiim püüab takistada või muuta rünnakud kallimaks, hoida vastupanu narratiivi ning varjata oma enda nõrkust rahva selja taha. Jäävpilt on laastav. Kui valitsus hakkab asetama noori ja isegi lapsi võimu ja pommide vahele, pole see jõu, vaid meeleheite märk.